Seekord alustame siis uue projektiga. See on siis meie kabriolett. See on 5 aastat olnud tegelikult. Sellest 5 aastast on ta sõitnud vist ainult 1 või 2 suvel. Eks ma järgemööda räägin, mitu korda ta on ära lagunenud, aga enne vaatame ta üle. Selline ta on, 95 aasta mudel. Elektrilise katusega, 5 poldiga väljad, laia randiga. Katus on praegu maas, aga see toimib siis elektriga. Selle jaoks tuleb käsipidur peale panna ja siin on siis see toimetamise nupp. Nii, makipaneel on mul eest ära. Siis mul on siin nii-öelda see esimese malli S-i rool. Kanginupp on ka S-i oma. See lõhnakuusk reedab, et siis tegu on meil traktoriga. Diiselmootoriga isend, aga nüüd me hakkamegi jõudma siiamaale, milles see projekt peitub. Ongi selles, et selle diiselmootori me võtame ära ja asendame siis 1.8 turbobensiinimootoriga. Tõidame korra pilgu võib-olla siia. Siit on ka mul juba lahti võetud. Sellel autol on mingid imelikud anomaaliad. Et jällegi autole ei meeldi seista. Et põhimõtteliselt võtsid võtme süütulukust välja, auto seisma ei jäänud. Tegid ukse lahti, siis ei seisma. No, see on tüüpiline 1.9 traktor. Selle võtame kõik täna maha. Mõni õnnelik võib selle endale saada. Aga meil siit läheb käiku ainult O-ratase sidur. Ja radikas, ülejäänud läheb siis kõik ära. Aga selline ta siis on ja ajaks ta nüüd sisse. Nüüd räägikski ära, enne kui me siin lõhkuma hakkame, et ostsime selle auto siis 2017 aastal suvel Tallinnast. Enne seda me käisime tegelikult ühte teist vaatamas Paides, aga see oli jube räim. See tundus, et Paidest kaugemale ei jõuakski. Võtsime siis Tallinnas selle, oli just Leedust tulnud transiitnumbritega. Esiklaas oli katki, selle vahetasime ära, siis saime Eesti sarvele ka. Sealt edasi läksime puhkusele ja siis natuke peale Sõrve säärt otsustas käigukast, et tal oleks hea, kui 5 hea tagurpidi käik on korraga sees. Ehk siis maanteel tõmbas rattad plokki, lohises tee äärte ja sinna me jäime. Sealt siis tuli auto treila peal mandrile tagasi. Panime talle siis esimese uue käigukasti, et see ei ole siis viimane. Siis läks vist üks suvi või läks üks talv ära vahelt, tuli järgmine suvi. Siis tundus, et ei ole nagu minekut, auto on jube tuim. Siis tuli mõte, et vahetaks 66 kilovatise turbo 81 kilovatise vastu. Tegelikkuses oligi ümber vaja vahetada siis aju, turbo, selle juhtimine. Kuid soovitud tulemust nagu ei saanud, auto oli endiselt väga tuim. Pärast seda vahetasime siis ära pihustid, panime 103 kilovatise pihustid. Endiselt väga minimaalne vahe. Ja siis vist oligi järgmisel aastal saime ka natukene sõita ja siis sai käigukastile esimene käik otsa. Ehk siis nüüd on meil 2 käigukasti katki. Ja pärast seda siis panimegi auto teise või õigemini see on teine garaaž, siis auto läks 3. garaaži ja seal ta seisis oma 2 aastat. Ja pärast seda nüüd siis täna lõpuks võtsime ta sealt välja ja asume siis seda katkist käigukasti ja diiselmootorit siit pealt eemaldama, et jõudu me siit taga ei hakka ajama. Eesmärk on jah, et oleks töökindel, jõu jaoks on see hall auto. Aga see jäägi siis praegu sinna 3. garaaži vahetuseks. Et see siis ootab oma aega, mil nii meile kui seadistajale sobib mõni kuupäev. Siis saame lõpuks selle ka seadesse ja saab ehk ka selle aasta mõne ringi teha. Mõned liikuvad klipid paneme hallist ka. Küsiti, täitsa liigub. Teeb pauku ka. Eks siis jah, naudime.
oleme siis rappinud siin kõik jupid küljest ära, mis vaja. Ehk siis põhimõtteliselt ongi kõik mootori kinnitused, käigukasti kinnitused, kõik kütusetorud on lahti. Mul ongi ainult jahutusvedelikud torud jäänud, aga neid ma ei taha siin garaažis sees lahti teha, muidu on siin tuumaplahvatus. Need võtan õues lahti ja siis pärast seda panemegi mootori kraana külge ja tõstame siis mootori koos kastiga vahelt välja. Pool teljed keerasin ka küljest lahti. Et need siis jäävad auto külge. Siit poolt on näha, ripub eemale ilusti. Ja pärast seda siis, kui meil on diisel siit eemaldatud, saame asuda küürima seda ökoloogilist jalajälge, mida siia on aastatega kogunenud. Et saaks uue puhtama kodu turbokale. Pärast seda nüüd, kui mootori maha võtsime, siis järgmine samm oli armatuuri eemaldus. Et saaks kõik juhtmed korralikult teha. Pluss siin ennem olid all osad juhtmed millegi pärast sulanud. Ühesõna kahtlane olukord on. Vaataks üle ja esimese asjana juba leidsin siit mingisuguse väga veidra leiutise. Mingi kokku teibitud värk. Autol oleks justkui nagu originaal immu olnud. Pistik on, aga vastust ei ole. Tundub, et mu vastus peitub selles junnis. Kohe arvutame lahti, vaatame, mis siin sees on. Loodetavasti aitsi ei saa. Nagu pool autovõtit. Immo rõngas. Okei. No põhimõtteliselt jah, väga huvitav lahendus. Ühesõnaga see aju, mis siin oli kunagi 66 oma ei olnud ka originaal, vaid oli juba kuskilt laenatud. Aga nii palju siis sellest. Vähemasti saime teada, mis siin sees peidus on. Sain siis kõige hullema jupi juhtmeid maha. Pean siis järgi uurima, kas siin on midagi parandada või tuleb siis lihtsalt mõne teise auto pealt leida korralikum juhtmepuu. Siit seest jäi siis meil niimoodi, sättisin enam-vähem nagu paaride järgi need ära, kuhu need juhtmed lähevad. Järgmine kord võtan veel mootori juhtmestikku täiesti maha. Et selle tarvis ma võtsin siit juba piduri võimendi eest ära. Siis ma saan ilusti juhtmed läbi tulemüüri kätte. Ja kui meil on kõik juhtmed ja aku ja kõik asjad ära võetud, saame lõpuks siis mootoriruumi ilusti ära pesta. Ning sealt edasi tuleks siis hakata teda kokku tagasi panema. Aga see juba jääb siis järgmisse osasse.